Harjutus kõverdatud põlve avanemine aitab sul leida stabiilsust vaagnasse. Selle harjutuse jaoks tule selili. Jäta põlved kõveraks, tallad matti ja võid tuua käed kas keha külgedele või ulatada nad vaagna peale puusadele, et tunnetada, mis seal puusadel ja vaagnas täpsemalt toimub. Sa alustad jalad üksteise vastas koos, avad ühe põlve külje peale ja siis tood ta tagasi kokku. Sa võid teha neid liikumisi kas kordamööda või ühe küljega kõigepealt ja seejärel teise küljega. Sinu eesmärk on avada seda põlve selliselt, et vastasjalg ei liiguks kaasa, ei põlvest ega puusast. Ehk siis sa proovid hoida vaagna neutraalsena, tugijalapõlv vaatab üles lae poole ja sa avad ja sulged jalga. Ja tee seda kindlasti mõlema küljega. Proovides vältida ülakeha pingestumist. Proovides vältida liigset tuharate ja jalgade pingestumist. Ning kui kummagi jalaga on kordamööda tehtud, siis võid avada mõlemad jalad korraga ja tuua nad kokku tagasi. Hinga rahulikult, selliselt, mis on sinu jaoks mugav ja toetab seda liikumist, aitab sul leida vaagnas ja ülakehas stabiilsust ja alakehas liikuvust. Samm edasi sellest oleks tuua jalad 90 kraadi peale õhku ja avada õhust jalga. Sinu variant 1 on hoida kannad ja suured varbad koos ja avada ainult põlve, sarnaselt nagu sa tegid jalad maas. Ja sinu variant 2 on avada jalg tervenisti külje peale ning tuua kokku tagasi. Võib juhtuda, et sinu jaoks on jalad õhus lihtsam harjutus, kui seda olid jalad all mati peal, põlve avamised. Aga võib ka olla vastupidi. Igal juhul harjuta neid mõlemaid versioone, valides endale see, mis tundub alustuseks mugavam.